Vastuhääli ei ole, oleme määruse üksmeelselt vastu võtnud. Head kolleegid, jätkame koolidega. Tartu Karlova kooli põhimäärus ja kõnetooli on oma ettekande maratoni jätkama teel abilinnapea Tiia Teppan. Tõesti, selle põhimäärusega siis tahame sellel aastal lõpetada ära meie ümberkorraldatavate koolide põhimääruste volikogus heakskiidu. Ja teie ette on toodud Tartu Karlova kooli põhimäärus. Kool asub meil siis aadressiga Lina tänav 2 ja tema tegutsemisvorm on nüüd üsna selline omapärane ja ainulaadne, aga meie koolile antud lubadusena 100% täitev, et kool on tegutsev põhikool ja huvikool. Ehk kui ümberkorralduse protsess Tartu linnas käima läks, siis oli kooli ja üldsuse suur palve, et me säilitaksime koorikooli arendamise võimalused Karlova koolisse. Ja siin on siis tegemist siis põhikooli ja gümnaasiumi seaduse järgi tegutseva põhikooliga ning huvikooli seaduse järgi tegutseva siis huvikooliga. Ja põhimääruses on eraldi välja toodud siis kooli tegevused. Põhikooli tegevuseks on siis võimaldada õpilastel täita koolikohustust ning omandada põhiharidust ja aidata kaasa õpilase kasvamisele loovaks mitmekülgseks isiksuseks, kes suudab ennast täisväärtuslikult teostada erinevates rollides ning valida oma huvide ja võimete kohast õpiteed. Ja huvikooli Tartu Karlova koorikool, edaspidi koorikool, tegevuse eesmärk on võimaldada õppuritele koorimuusikaalast huviharidust. Ja selle põhimääruse kokkukirjutamisega ja läbirääkimistel kooliga ja kooli hoolekoguga on tõesti haridusosakond näinud ikka väga päris tõsist vaeva ja need diskussioonid ja see rakendus käib veel siiamaani, aga mul on hea meel tõdeda, et ükskord saame me selgust, mis see Karlova kool siis seadusandja silmis tegelikult on, et kus on need põhikooli kohustused ja ka kulud ja kus on koorikooli osa ja roll selles koolis. Ja selle koolil on siin põhikooli õppekorraldus ja õppekeskkond ning põhikooli üldtööplaan välja toodud ja samamoodi on eraldi toodud siis koorikooli õppekorraldus ja õppekava, mis peab siis ka direktor oma käskirjaga tegema. Siiamaani loomulikult oli koolil olemas põhikoolile omane õppekava ja õppekord, aga eraldi ei olnud koorikooli rolli ja ülesanded ega õppetöökorraldust reguleeritud. Ning õppekoorikoolis toimub siis õpilase tööst alus põhiküld ja keskharidust, kutseharidust pakkuvate õppeasutuste õppetegevusest vabal ajal vastavalt huviala õppekava tunnijaotusplaanile. Ja õppe saab toimuda õpperühmades või individuaalselt. Ja kool koostab koorikooli õpilastele poolaasta kaupa päevakava, mis sisaldab siis omakorda tunniplaani. Ja kool võtab koorikooli õpilasteks vastu selleks soovi avaldanud isikud, kes on täitnud koorikooli vastuvõtu tingimustes esitatud nõuded ning direktor oma käskirjaga siis need tingimused ka sätestab. Ning koorikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimused ja korra kehtestab direktor käskirjaga enne koorikooli vastuvõtmise, väljaarvamise ja lõpetamise tingimuste ja korra kehtestamist esitab kooli direktor need arvamuse avaldamiseks kooli õppenõukogule ja hoolekogule. Nii et see koorikooli osa hakkab käima ka läbi hoolekogu tegevuse. Ja võib-olla teile kõikidele veel lisainformatsiooniks, et Tartu linn ei ole petnud seda kooli ja koorilaulu austajaid ja koorimuusika austajaid. Linn toetab eraldi oma eelarvest koorikooli ja koorimuusika edendamist 2014. aastal põhieelarvest 114 216 euro ulatus ja esimesest lisaeelarvest sellel aastal said nad juurde veel 16 702 eurot ehk selle ümberkorralduse läbiviimiseks ja korrastamiseks
Nii et hea meel on tõdeda, et Tartu linnas on koorimuusika eraldi ainukeses koolis ka eelarvest tasustatud ja õpetajad koorikoolis saavad samaväärset palka kui üldhariduskoolides, aga meie muusikakooli õpetajate palk tahab tõstmist, sest nende huvikoolides tasustatav palk on natuke teine. Nii et ma loodan, et Karlova kool jätkab seda kena ja meeldivat traditsiooni ja meie hoolekogu ja õpilaskond seal koolis on rahul selle tänase otsusega. Aitäh! Aitäh! Palun, kas ettekandjal on küsimusi? Kolleeg Jüri Kõre. Lugupeetud koosoleku juhataja, lugupeetud ettekandja, et see määruse tekst sarnaneb teistega jubeda kantseliidi poolest, seda on ikka väga valus lugeda, aga see selleks. Ma ka lugesin ühe lõigu aga ette. Mul on küsimus, et erinevalt teistest koolidest selles koolis ei ole nähtud ette teatud institutsioone, et arendusnõukogu ei ole, kooli tugikomisjoni ei ole, kooli tervisenõukogu ei ole. Et kas seal ei ole vaja neid organeid? Siin nagu ma olen ka eelmiste põhimääruste juurest öelnud, et see on koolil endal otsustada need tugiüksused ja kas ainekomisjonid või tervisenõukogud, et need on ka teistes koolides olnud erinevad. Järelikult see kool on otsustanud, et nendel ei ole need tervisenõukogud ja sellised üksused nii hädavajalikud. Aitäh! Aitäh! Palun, kas on veel küsimusi? Rohkem küsimusi ei ole. Aitäh ettekandjale ja kaasettekande järg taas hariduskomisjoni esimehe Toomas Jürgensteini kätte. Palun, Toomas. Hea esimees, head kolleegid. Karlova kooliga läks meil ruutem ja 13 poolt, keegi vastu ei olnud. Aitäh! Palun, kas on kaasettekandjale küsimusi? Küsimusi ei ole, aitäh! Sõnavõtusoove ei ole, kas on repliigisoove? Repliigisoove ei ole, lõppsõnavajadust ei ole, parandusettepanekuid ei ole ja panen määruse hääletusele. Kes on määruse vastuvõtmise poolt, palun hääletada. Poolt 37, palun hääletada, kes on vastu. Ja taas heaks kiitva muusikasaatel oleme otsuse vastu võtnud.